tere, mina olen Anna Škodenkova. Hariduse poolest ma olen maalikunstnik ja enamus aega ma tegelen nii maaliga kui installatsiooniga. Meie koostöö algas sellest, et ühel õhtul Kaneti gildisaalis Maria tuli mu juurde ja kutsus tegema koos näitust. Mina olen Maria Valdmäär. Hariduselt olen ehtekunstnik. Oma loomingus ma tegelen enamasti ehte ja ruumiga koos, et minu läbivad teemad ongi olnud ruumipoeesia. Ja üldse nagu ruum ja ehe on minul alati nagu käsikäes käinud. See on nüüd erandjuhus koos Annaga, et siin te ehet ei näe. Küll väiksemaid vorme, aga siiski mitte kantavat ehet, et nagu ütles mu hea sõber ja kolleeg Urmas Lüüs, et ehe ei pea kuuluma inimesele, vaid võib ka kuuluda ruumile. Kõik algas tegelikult ühest minu unenäost, mis oli päris pöörane, ma ei hakka seda siin lahti jutustama. Aga põhimõtteliselt seal unenäos oli üks episood, kus me Annaga tassisime ühte imeilusat puidust puuri, mis oli siuke udupeen materjali käsitlus selles mõttes, et tehniliselt imeliselt nagu teostatud ja ma imestasin, et huvitav, et kuidas Anna sellise puuriga hakkama sai. Ja seal puuris oli üks suur must padi ja me kahekesi tassisime, see muudkui kukkus meil igale poole. Kuhugi me pidime sellega jõudma, aga ma ei tea kuhu. Seda seal unenes ei olnud. Me olime teel. Ja ühesõnaga Maria jutustas mulle mingi hetk see unenägu ja siis mina haarasin täiesti kinni sellest puuriteest, küll nagu ja vorm ja kõik see muutus väga palju. Ja see on võib-olla kandev sümbol või see on see alguspunkt, kus et sellest kuidagi hakkas kasvama kogu see näitus. Et küll kindlasti nii meilgi kui vaatel võivad olla väga erinevad tõlgendused sellest, mis puur on. No minu jaoks, ilmselt meil on erinevad mõtted seoses puuridega. Mina alguses sellest puuri motiivis ise nii kinni ei olnud, aga Annale hakkas sellest kõvasti kinni ja siis ma läksin kaasa. No eks ta minu jaoks tähendab ikkagi sellist sees ja väljas olekut korraga, et sellel on lihtsalt nii palju tähendusi, et neid kõike siin üles lugeda oleks nagu keeruline. Et mina võib-olla näen seda vangla motiivi. Et see on nagu iseolemise vangistus, milles me igapäevaselt püüame ellu jääda. Et nagu suhe isikliku ja üldise vahel, et sul on valik, kas sa oled puuri sees või puurist väljas, puui varjupaik üldise eest. Ja mõned kohati ma olen loomulikult nõus sellega, et ka mina varasemas loomingus olen ka tegelenud puuridega, et minu jaoks ka see on hästi põnev, et puur symboliseerib ka liikumist, mis on piiratud. Ja seega võib-olla tegelikult see pealkiri, kas see on vihje Maya Angelou luulele, kus ta räägibki sellest linnust, loomulikult see on allegooria, sellest, kuidas ta liikumine on limiteeritud ja korduv, aga see vastu ta võib-olla julgus unistada või kujutada asju, millest ta tegelikult ei tea mitte midagi, on nii võimas. Ja lisaks puur, et ta ei ole tingimata negatiivse konnotatsiooniga, et me ikkagi hoiame puuris midagi, mida me hindame, mida me väärtustame, mida me tahame näha. Et võib-olla ka nagu meie juttudes ka oli tihti peale see kuidagi tuli esimese küsimus, et võib-olla hirm midagi kaotada või see nagu paratamatus, et ma ei tea, lahkuvad inimesed, lahkuvad tähendused. Ja kuidas me neid hoiame, mis jääb alles. Ja meie puurid on ka tühjad, et võib-olla
mind intrigeeris ka see küsimus väga, et kes seal võiks olla ja ka nagu need on ikkagi selgelt linnupuuri kujuga, väga klassikaline kaar. Aga nad on päris suured, kuhu väga hästi mahuks ka inimene. Aga siin nendes kastides me sukeldusime nagu oma maailma ja liiga palju ei sekkunud teineteise tegemistesse. Ja ainuke, mis me ühisosa oli, et me raamistasime oma need mõtted ja tunded nagu ühte formaati läbi selle valguskasti. Ja teine ühisosa on see, et on see kivipaber, mida me oleme kasutanud mõlemad päris palju. Lisaks siis sealt läksime edasi mõlemad oma meelismaterjalidega, väljendusviisidega ja oma keelega. Et mina kasutan rohkem nagu materjali, kuna ma olen ikkagi nagu materjalikunstnik ja Anna jäi paljuski maali juurde. Et siit on nagu meie ikkagi päris suur erinevus.